Peeter Simmi 4. mängufilm Tants aurukatla ümber esilinastub 1988. aasta aprilli lõpus Otepääl ning Tallinna kinomajas. Eesti Televisioon näitab filmi sama aasta maikuu keskel. Eestis on käivitunud sündmused, mida hiljem hakatakse nimetama laulvaks revolutsiooniks. See oli 87-88, kui me selle filmiga tegelesime. Raha oli ülimalt vähe. Ma vaatan seda praegu ja ma ei usu, et see on tehtud. Sellepärast, et saada praegu aurukatel liikuma omal jõul, mis liiguks mööda Lõuna-Eesti kupleid täitsa ehedana ja mis ei oleks kompuutriga tehtud. Ja saada need inimesed sellisel moel riidesse, nii et siin oli kahtlemata oma osa ka sellel entusiasmil, mis oli neile aastaile iseloomulik ja mis tänaseks on muutunud meenutuseks. Filmi võtted algavad 1987. aasta teisel poolel. Samal ajal jätkub niinimetatud fosforiidisõda. Just neil päevil, mil Otepää lähistel algavad aurukatla võtted, toimub Toompea Hirvepargis Stalini Hitleri salakokkuleppeid hukkamõistev miiting. See on meie filmi 6 novellist nüüd 4. Selle tegevus toimub 49. aastal, siis kui rahvast oli maale üsna vähe jäänud. Aurukatel, mis oli 1910. aastal veel noor ja ilus, on nüüd muutunud selliseks ahervaremeks ja viljapäks jääb ka niimoodi juba detsembri algusse novembri lõppu. Mis on selle episoodi kõige raskem moment sinu jaoks või grupi jaoks? No raske on ta meil sellepärast just, et me peame väga kiiresti tegema kõik selle ära ja kiiresti tegema näed ise millises olukorras, sellepärast et ise me valisime kindlasti just säärase ilma, lihtsalt sellepärast, et episoodid ei oleks sarnased ja niisugune ilm ja niisugune meeleolu, mis inimestel on, see oli ka väga iseloomulik sellele ajale. Sügis oli tol aastal väga niisugune vihmane ja muutlik ja nagu ikka Eestimaal. Päeva jooksul muutub see ilm mitu korda ja kui hommikul alustad episoodi filmimist ühe ilmaga, siis õhtuks on kindlasti midagi muud. See film võib-olla on kõige rohkem nagu kinnituseks sellele, et Eesti filmitegija peab olema nagu metsavend või partisan, gerilja, kes kõik asjaolud peab oma kasuks ära tööle panema. Üks hommik tuli, vaatan aknast välja, tere, tead, esimene lumi väljas. Sõitsin võtteplatsile kokku ja see oli ikka üsna masendav, sest mu pea polnud harjunud sellega. Hakkasin kohalike meestega rääkima näitust, et kolhoosi ajal oligi niimoodi, et tihtipeale oli lumi väljas ja meie punased joonistatud plakatid olid just eredalt selle lumefoonil hästi näha, nii et see saatus ise muutis selle fotograafiliselt küllalt huvitavaks. Tagantjärele mõeldes väike võttegrupp ja hästi kokkusurutud aeg, mis kaasnes ka veel sellega, oli see ajaline värk, et talv tuli peale. See tegelikult kõiki, kogu gruppi tugevasti nagu liitis kokku ja kõik andsid oma parima. Luuletaja ning proosakirjanikuna tuntud Mats Traat on Moskvas hariduse saanud filmistsenarist. Esimene Traadi filmikäsikiri, milles saab linateos, on kirjutatud Veera Saare Uku aruainetel. Lavastaja Leida Laius. Järgmine stsenaarium valmib autori omaenda Palanumäe romaanisarja algusloo põhjal. Puud olid. Me olime paar aastat enne seda Peetriga teinud Puud olid, tähendab sama autor või sama stsenarist Mats Traat, et see maailm oli tuttav. Mats on inimene, kes peab oma kirjutatud teksti täiesti valmis resultaadiks. Ja ka temale ei meeldi mingisuguseid asju ümber teha. Mingisugused sellised väiksed asjad ta teeb ümber, aga ta annab ka selle asja interpreteerijale vaba voli. 1969. aastal valminud filmistsenaarium Tants aurukatla ümber jääb Tallinn filmis seisma. Stuudio toimetuskolleegium soovitab stsenaariumiga tööd jätkata.
1972. aasta suvel annab Moskva kinokomitee teada, et niisugust lugu tootmisesse ei lubata. Tallinn Film kannab Aurukatla stsenaariumiga seotud kulutused maha. Seisma jäi ta väga lihtsal põhjusel, kuna peategelane küüditati ära. Sel ajal sellisest asjast ei tohtinud rääkida. Tähendab, võib-olla räägiti kuskil, siis kirjutati välja saadetud. Aga üks asi on raamat, teine asi on film, mis toob pildiliselt esile küüditamise kui niisuguse ja tagasi tuleb ja kõik sellega seoses. Tere, Vilma! Peamine oli üks parandus, mida talt nõuti. Sellega ta ei olnud päri. Et Taavet Aniluigel oleks mingisugune veresüü. Olgu siis kas või selle sama mustlase või mingisuguse müütilise langevarju otsimise peal, mis toimub meil 3. novellis. Aga Mats ei olnud sellega nõus ja siis see asi käima ei läinud. Ideedes surema. Üte elosa sõna pärast. See on peaaegu sama elus sõna nagu armastus. Pealegi sel ajal oli juba toimunud Praha kevade lämmatamine. Kus sa lähed nüüd? Üles pead minema! Ideoloogiline osuti tegi järsu nõksaku. Ja kõiki asju hakati rangemaks keerama. Mats Traat viib filmikäsikirja midagi muutmata raamatukirjastusse. Stsenaarium ilmub romaanina juba 1971. aastal. Ja aasta lõpus sai ta Eesti NSV riikliku preemia. Aurukatla ümber kirjutamise. Koos Kruusemendi kevadega. Need, kes loometöös andsid oma parima, said Nõukogude Eesti preemia. Voldemar Panso kohandab filmikäsikirjast romaaniks saanud tantsu teksti omakorda teatrilaval mängitavaks. Niisugune eeposlik vorm, seejuures 50 aastat inimelu ja ühe rahva saatust haarav materjal paljude tegelastega, siia juurde veel inimesed ja loomad kõik kokku, see kõik tingis niisugusi otsinguid. 2. jaanuaril 1973 oli esietendus Draamateatris, aga ühtegi artiklit selle etenduse kohta ei ole kunagi ilmunud. See oli keelatud vist. Huvitaval moel olid need kohad, mis tollast juhtkonda ärritasid hoopis teised. Seal oli jubedalt ärritanud see, kui Eedi ronis Aurukatla otsa pärast sõjaaegses 49. aasta novellis ja hakkas seal rahvast üles kutsuma lööktööle ja rääkima sellest, mis oli kannatavad Kreeka töölisklass, talurahvas ja partisanid. Tants Aurukatla ümber on võib-olla kõige keerulisema saatusega manuskript Eesti filmi ajaloos. Seda tahavad ekraniseerida mitu filmiloojat. Mark Soosaar kavandab muusikalist mängufilmi, tekstist huvituvad Arvo Kruusement, Grigori Kromanov. Peaaegu 20 aastat pärast kirjutamist saab stsenaariumist film. Mööda läinud aeg paneb tegijad mõtlema muudatuste vajalikkusest. Sina oled üks nendest, kes on üritanud teha tantsu Aurukatla ümber ja esimene mees, kellel see on õnnestunud kinos. Kuidas see korda läks? No see oli ilmselt mitmete asjaolude kokkulangemine. Kuigi mul see plaan ja mõte oli juba enne, aga mul on julgust ja ettevõtlikus sai lihtsalt telefilmile välja pakutud niisugune idee. Ja Mats Traat oli sellega nõus. Ei läinud praktiliselt. Romaan on ka ju stsenaariumi viimistletud variant on isegi oleviku vormis, nii et see kõige suuremaks probleemiks oli meil, et aega on palju mööda läinud, tol ajal lõppes kõik 57. aasta novelliga. Ja me kõik, ka Mats Traat olime arvamusel, et midagi peab juurde kirjutama ja me kirjutasime juurde 6. novelli, mille tegevus toimub 87. aasta talvel, siis kui Taavet on juba 90-aastane. Ja Aurukatlast ei ole muud kui paljas kosu ja raami järgi jäänud. Üks kompositsiooniline mure oligi meil, et kui 2 filmiseeriad oleksid nagu ühe pikkused, siis oleks tore, kui kummaski oleks 3 novelli, aga me mõtlesime, et teeks siis ühe päris kaasaegse novelli ka sinna juurde, aga selleks oleks pidanud mööduma juba
peaaegu 30 aastat. Kätu on. Kas tuli veel sulle järgi? Siis ma rääkisingi Matsile neist asjadest, mida ma tahaksin, et mis seal sees oleks, et maa oleks nagu tühjaks jäänud, et nagu Traadi tekstis on öeldud autori poolselt, et inimesed tegid loodusele oma näo pähe. Et see nägu hakkab uuesti nagu kaduma, et nüüd on maa jäänud inimtühjaks ja et mees peab endale ise raadiost õnnitlused tellima. Ja et on ka paar tegelast meie eelnevast sellest ajast, aga üldiselt on üsna tühjavõitluse asi, et seda iseloomustaks kõige parem see, kui isane kass on toonud poja. Isa kass toob poja, et iivet parandada. Me saad, eset sul kassil mõni poeg. Noh, tule ka oma silmaga. Nii mõnedki detailid, nii mõnedki repliigid on pärit uuest ajast või sellest ajast. Aga üldjoontes jäime ikkagi ju autoritruuks. Võrreldes Tallinn filmiga on stuudios Eesti telefilm, mängufilmi tootmine odavam, kiirem ning sellal pöördeliselt muutunud ideoloogilistes tingimustes ka märgatavalt paindlikum. Kuidas on telefilmis filmi teha pärast seda sinu esimest proovi stereoga? Noh, eks ta muidugi raske on ja see pole kellelegi uudiseks, aga vabadus maksab ka midagi. Ja suur tühja töö tegemata jätmise võimalus see, et ei pea lõputuid istungeid pidama, millest ei ole mitte mingisugust tulu, vaid raisata need päevad parem siis intensiivsemalt siin ettevalmistamiseks või filmimiseks. Minu pärast kas või ümber filmimiseks. Aga vaielda iga koma, iga sõna üle ei ole minu arust lihtsalt mõtet. Igav ja suur hallus oli, aga teha nagu võis, kõike olla nagu võis, näljas päris ei olnud, aga midagi ka ei olnud. Nagu väga ruineeriv aeg oli või ükskõikne või inimesi minu meelest valdas ükskõiksust tolle ajal. Ka lustiga sai seda asja tehtud, kuigi ma ütlen, et raske oli, aga elasime me kõik ühes pundis koos ja seetõttu oli niisugune väga hea meeskonna vaim. No oli aeg ise oli niisugune tunne, et midagi hakkab nagu muutuma ja midagi oli juba muutunud isegi. Siis kui võtmiseks läks selles mõttes, et said ise ka platsile, oli hästi lõbus ja rõõmus ja Peetril on selline, no ta on selline karu. Tuleb ja paneb kõik keema ja möllama ja on selline mõnus teha. Mis väga tugevasti aitab, on see lavastaja Peeter Simmi leidlikkus igal pool, kus igast situatsioonist tuleb ju välja tulla ja leida sinna juurde midagi niisugust omapärast ja detailide otsimisel ja tüüpide leidmisel. Peeter töötas ikkagi minu jaoks täiesti teistmoodi kui teatrilavastaja siis. Et kus istuti, arutati ja siis eks ju kusagil jõuti, et aega ei olnud. Grupp võeti kokku, ta rääkis situatsiooni ära, siis ta rääkis veel palju oma nalju sinna vahele, mis ajasid mind noort näitlejad küll segadus, et tähendab, kas see käis selle asja juurde või käinud, et seosed olid, et ma pidin nagu ise nokkima ja üldiselt ma nagu jälgisin kolleege ja vanemaid, ei tahtnud ju lolli muljed ka endast jätta, eks, et midagi aru ei saa. Ja kuidagi niimoodi seal läks see asi. Tants Aurukatla ümber on meie filmiajaloos harukordne teos. Ühe mängufilmi lugu hõlmab rohkem kui 3 inimpõlve Lõuna-Eesti maarahva elust. Ära tii välja. Lüüdagu või 10 voliniku uimatses elu tahab elamist. Ja mis sa lämmitad mune katlamann, aja kõik tüüle. Tüüle! Siin oli võib-olla kõige raskem see, et see oli järgi mööda ja neid tegelasi oli väga palju, kes ühest ajast teise üle tulid. Ja see vanuste vahe oli nii suur, et tuli teha vanemaks või hoopiski teised näitlejad leida selle rolli jätkamiseks. Siin on 57 rolli selles filmis ja mõned probleemid lagunesid väga lihtsalt, näiteks Järvetite põlvkondi on 3 ja nad võivad väga hästi ühte isikut mängida. Kaljo Kiisale leidsime nii temperamendilt kui plastikalt sarnase näitleja Andres Lepiku, kes üllatas meid heas mõttes. Siis Ita Ever noorena on Lainemägi. Ma olin ikka väga uhke küll, kui tuli Peeter Simmilt kõne. Nüüd on nii, et
noh, saabki Miilit mängida ja kuna Miilikene oli ju noor Ita Ever, siis ma nõndaviisi nagu endale mõtlesingi, et issand, ma saan noort Ita Everit mängida. Siis Miili oli nagu ta oli, eks ju, minu jaoks. Me tegime niimoodi, et need novellid, mis me varem filmisime, need võisid teinekord olla hoopis hilisemad novellid. Nii et näitlejad vaatasid ekraanil seda materjali, leidsid neid iseloomulikke žeste, plastikat, mis on nüüd sellele kujul iseloomulik, kasutasid ära. No neid osasid on palju, muidugi mõned on ka niimoodi, et oleme Krimmiga püüdnud teha, nii on Evald Aaviku ja Paul Poomiga. Need on ainult Krimmiga, aga no nad ei lähe muidugi ka algusest lõpuni. Looduses ülesvõetava filmiga juhtub Eestis sageli nii, nagu juhtub Aurukatla 6. novelliga. Stsenarist kavandab üht, loodus kirjutab ette hoopis midagi muud. Viimane novellini peaks lumi maas olema kahtlemata. Mingil päeval jäime nagu aja hätta, et lumi tuli ja siis toimus ettevalmistus ja ettevalmistus läks nii palju viibis, et tuli see kaunis sügisene päike välja, et sulatas selle pisikese lume ära ja siis hakati seda jälle välja mõtlema ja siis jälle mängiti ümber. Et mingi lume jama ma mäletan küll, et oli, et nagu oli, aga pärast siis, kui vaja oli, siis jälle ei olnud. Meil oli Aurukattel tassitud sinna koha peale, kust pidi mööda minema maraton. Minu idee oli selles, et see sama Aurukattel konutab nüüd siis tuhandete suusatajate keskel. Et meil oli kokku lepitud ka Tartu maratoni läbiviijatega, et me garanteerime, et me paneme sinna mingisugused saepurukotid kaitseks. Aga juhtus jälle olema see aasta, kui talv oli kesine ja maraton jäi ära, siis ma mängisin selle ümber selle peale, et tuleb hiigelsuur kraana ja et see Aurukatter läheb taevasse niimoodi nagu inimese hing, nii läheb ka aurumasina hing. Nende kaunite Mats Traadi sõnade saatel, mis kui ma mäletan, Härmo Saarm luges meil siis selle maa ja selle rahva kohta. Tants Aurukatla ümber jõuab ekraanile magusaimal momendil, mida ühele filmile soovida võib. Rahvas ootab niisugust filmi. Kriitikud otsivad Peeter Simmi lavastuses võrdlusainet Federico Fellini teostega. Peatseid suuri muudatusi kuulutavate öölaulupidude alguseni jääb Aurukatla ninastuse järel ainult paar nädalat. Minu meelest ta on veel paremaks läinud, kui ta oli. Et kuigi ta oli odavalt tehtud ja kiiruga tehtud, tõepoolest kiiruga tehtud, et ma hindan seda filmi väga kõrgelt Eesti kontekstis. Pärast ka oleme Simmiga teinud, mulle meeldib see tema tohutu selline elujõud ja selline elurõõmus ja platsil Aidat seda väikest filmi, mis me lühifilmi tegime. See tohutu energia ja tead, ongi rõõmus teha. Ega peabki rõõmsalt tegema, ega muidu ei tulegi. Ükskõik, kui kurb asi on. Kino tegemine on üldse, kui kõik laabub üks maailma kaunimaid asju.